Meie õpetaja Evelin on väga huvitava tunni läbi viinud ja tegelikult ka sarjad väga huvitavaid tunde. Mis tunnid need on ja mis õpilastele väga meeldivad? Väike kommentaar. Need on väärtuskasvatuse tunnid, kus püütakse lapsi panna sügavamalt järelmõtlema eluväärtustele. Aga see ei ole lihtsalt mitte selline loenguvorm, vaid neil tuleb siis lahendada erinevaid koolis ette tulnud situatsioone. Jääda samas väga ausaks iseenda vastu ja tunnistada iseendale, kuidas nemad ühes või teises situatsioonis päriselt käituksid, seda kindlasti ka põhjendada. Ehk et ma arvan, et nii mõnigi laps hakkab natuke rohkem mõtlema, milline ta ise on sisemiselt ja kuidas ta võiks käituda, et ette tulevatele probleemidele siiski parem lahendused saada. Kujutaksid ette, et sa oleksid pärit võib-olla mingist teisest maalt ja mingist teiselt riigilt või oleksid tabanud minevikus tragöödia või sa oled kaotanud ühe käe või sa oled kaotanud mõlemad käe. Ehk et sa ei saa mitte kunagi mitte kedagi valistada. Aga nüüd sa võid sinu lahti teha ja veenduda, et sa näed, sul on 2 kätt. Ehk et sa peaksid ennast tundma õnneliku inimesena. Õnnelikud inimesed suudavad ka olukordi paremini lahendada või kurjad õnnestumised. Ma jagan sulle kätte kaardid, millel on numbrid 1-6. Ja ma annan sulle erinevad olukorrad, mis on juhtunud kõik päriselt koolis. Ühtegi nendest olukordadest ei ole keegi kunagi välja mõelnud, vaid olukorrad kõik reaalselt koolis olnud ja nendele olukordadele on antud 6 lahendust. Ja siis koos välja nii-öelda jõuda järeldusele, milline on teie taukonna arvates selle olukorraga kõige parem lahendus nendest pakutud variantidest ja selle kaardi panete lauale, selle kaardi te esitate mulle. Milline teie ühine variant on, kus seda piirangu pole? Ole hea, peab endale pähe vastama, nii et palun, andke siis teada, miks uues valik, keda Pauli Rannale tänatele raha, võiks olla hea variant. Ma arvan seda, et see on et ta ei jää seda kuidas mõttes välja, et kõik on saanud halvasti. Okei, mis sa arvad? Miks sina arvad, et sulle läheb? Klassiga ööbimisega suunatud suveretkele ja õhtul, kui hakatakse magama minema, siis selgub, et tuppa ja avastab, et seal on napsu võetud, aga ta põhimõtteliselt napsi ei võta. Tal on selline põhimõte, et ta napsi ei võta ja midagi teha ei ole, ta ei võta. Aga kuidas see õhtuks edasi minna? Minu arvates? Minu arvates... YouTube'i oli üles pandud peksu video. Saan oma klassi... Saan oma klassikaaslaselt videolindi, mille olevat saadnud Robert ja Karmo meie koolist. Video on sellest, kuidas Robert, Karmo ja Veidi peksavad 4. poissi ning mida sa siis teed, kui sa oled saanud sellise videolindi. Kui jaga. Saadaksin selle Veidi konstaabile, kes saadaksin midagi ette selle videoga. Mis sina teeksid? Mis sina teeksid? Siis ütleks neile ise, et ma võiksid sellest maha võtta. Ütleksid kõigepealt poistele endale, mis sina teeksid? Parem, et ütleksin ise.
mis sa teeksid, kui tüdrukut narritakse? Kas sa oleksid nõus pigem varjama või tunnistama, et jah, ma käin? Ma ütleks esimest leksin ütlesin, et ma austan nüüd või vaadata, siis ta oleks minu arvestama. Õige, tahan esepin seda tüdrukut, mis siis? Nii? Mina ütleks ka samamoodi. Mis sa arvad, kas õpetajad peavad selliseid tunde koolis läbi viima? Peaksid. Miks nad peaksid? Ma arvan, et see õpetab õpilasi rohkem vaatamise endasse. Aga kuidas sa vaatad peale seda tundi oma klassikaaslasi? Parema minuga. Mis see tähendab? Tegelikult on nad kõik targad ja neil on oma arvamus ja peaks kõigil korda minema. Ja kas sa võib-olla mõistad neid ka paremini? Jah. Kuidas üldse leida neid tunde, mida kasutada siis väärtuskasvatuse peale? Kuidas sina oled omale asja selgeks teinud? Esiteks muidugi on vajalik läbida koolitus, sest et ilma päris põhjaliku koolituseta võib selle mängu läbiviimise või nende tundide läbiviimisega natuke puusse viida. Ja õpetatakse ka juhtima nende tundide läbiviimist. Sa arvad, et inimeseks õpetamine on võib-olla veel tähtsam kui aine õpetamine? Tegelikult on ikka inimeseks õpetamine ikka tunduvalt tähtsam kui aine õpetamine, midagi teha ei ole. Sest et kuna ma olen ise 3 koolilapse ema, siis ma mõtlen pidevalt, et mida mina tahaksin, et minu lastele koolis õpetatakse. Aitäh sulle, Evelin!